see pidi ühel hetkel juhtuma, et üks asi, millest ma räägin, on selline asi, millest ma juba olen enne rääkinud. Rääkisime vist siis kõige esimeses selles Kohv-Märdiga saates rääkisime presidendi valimistest. Aga nüüd on aeg sealmaal, et on vaja sellest uuesti rääkida. Kuid enne seda tegin endale väikese cappuccino sellepärast, mitte cappuccino, vabandust, see on flat white, ma olen lollakas, see on flat white. Mis vahe nendel kahel asjal on, muide, kui te ei teadnud, siis cappuccino on sellise rohke piimavahuga kohvijook ja flat white on, ütleme siis siidise piimaga, ehk siis seda piimavahtu on vähem ja põhiosa on mõeldud just nimelt olema siis piim kohvi sees. Flat white saigi oma alguse sellest, et inimesed ütlesid, ma tahan kohvi juua, aga et seal oleks soe piim sees ja niimoodi põhimõtteliselt see flat white meieni ka jõudis. Ja ma joon seda sama uba, mis eelmises saates Kapri Settbelgik. Siin koha peal ei ole toimunud suurt muudatust. Kui te vaatasite eelmist videot, siis te nägite, et see pakk oli üsna suur, nii et ma joon seda ka järgmises videos. Aga kes nüüd mäletab, siis esimeses saates ma rääkisin siuksest inimesest nagu, ta vist oli kas Maivi või Maive Rutte, vahet ei ole enam, tegelikult pole vabandust, sest et ta tahtis saada presidendiks, tõstis käe püsti, ütles, mina võin olla Eesti Vabariigi järgmine president ja ta ei ole seda. Sellepärast, et kusjuures temast kirjutati isegi artikkel, kus räägiti, et ta on ennast väga aktiivselt turundanud ja täiesti asjata, sest et Ülle Madise on öelnud, et tema kandideerib presidendiks, mis tähendab, et suure tõenäosusega ta Eesti Vabariigi president järgmine ka on. Nüüd, ja see ongi see, millest ma nagu tahtsin rääkida. Muidugi ma vahel ütleksin seda, et mulle meeldis, kui Ülle Madise järel oleks järgmine president mees, kelle eesnimi oleks Madis ja perekonna nimi oleks Ülle. See oleks väga naljakas. Ma tegin stand-up komedit kunagi. Aga see selleks. Ühesõnaga, kuidas nüüd nende presidendi valimistega siis täpselt on, eriti võttes arvesse, et on selline olukord vist jälle, et sedelil on ainult üks nimi. Ja kas see on üldse okei või mitte? See on üks suur etteheide, kui Alar Karis valiti presidendiks. Siis hakati rääkima sellest, et meil ei ole enam demokraatiat. Sellepärast, et presidendi valimistel oli sedelil ainult üks nimi, Alar Karis. Ja siis hakati nagu viitama siis nii-öelda sellele kuradi nõukogude ajale, kus kohas ka oli sellised olukordi. Ja siis tekitati selline vale võrdlus, mis oli siis see, et kuna Vene ajal nii oli, siis järelikult see on samasugune olukord. Jah, Natsi-Saksamaal näiteks joonistati pilte. Pilte joonistatakse ka praegu. Kas see ei ole õudne teema, see piltide joonistamine? Et tegelikult siin on nagu see olukord, et kusjuures minu ema läks kogu nende võrdluste peale tohutult närvi, ma mäletan, sellepärast, et tema meenutab seda, et nagu Vene ajal oli niimoodi, et jah, sedeli peal võis olla üks nimi, vahet ei olnud, kas sa tegid sinna risti või ei teinud, tegelikult see otsus oli vastu võetud, et tema nagu on. Et sisuliselt hääled koguti kasti kokku ja siis see kast visati nahku ja siis öeldi, et tema võitis. Siis nüüd otse loomulikult kõik vandenõuteoreetikud võivad rääkida, et jah, meil presidendi valimistega täpselt samamoodi. Ja ka mina ju tegelikult oma kõnes ütlen välja seda, et Ülle Madise on Eesti Vabariigi järgmine president, sellepärast, et see on praegusel hetkel ilmselge, sellepärast, et tal on väga palju toetajaid juba koos ja põhimõtteliselt suht kinde peale minek. Aga millest tuleb aru saada on see, et kui sedeli peal on üks nimi, siis selle nende nimede arv ei määra nüüd seda, kas me elame demokraatlikus riigis või mitte. Määrab ära see, et kas me päriselt nagu valime seda inimest. Nüüd meie sinuga ei vali presidenti, see on tõsi, seda valib Riigikogu. Meil ei ole otsevalimised, ma ei pea otsevalimisega otseselt nagu vajalikuks, sest et milleks, kui rahvas valib endale presidendi kindla eelistusega, siis ma leian seda, et president ongi keegi, kes tuleks parlamendi peale kokku saada, et oleks president, kes on oma positsioonilt suuremat toetusega ja et erakonnad on justkui valmis nii-öelda presidendiga koostööd tegema. No selline, kuidas ma ütlen, natukene tsentristlikum tegelane,
kui see, kui rahvas valiks tugevalt poliitiliselt kallutatud presidendi. Ma leian, et meie see süsteem on cool, ma leian, et see õigustab ennast, aga otse loomulikult otsevalimisi osad inimesed tahavad ja kusjuures otsevalimisi sellest isegi rääkis ju, kui ma eksisin, Lennart Meri, nii et maitse asi. Aga põhimõte on ikkagi selles, et kui sedeli peal on ainult üks nimi ja see on Ülle Madise, siis igal parlamendisaadikul on õigus osaleda salajasel hääletusel ja tal on õigus mitte panna risti Ülle Madise nime ette. Mis tähendab seda, et on võimalik, et Ülle Madise saab näiteks 47 häält, hoolimata sellest, et tegelikult toetajaid justkui nagu oli rohkem. Ta saab 47 häält ja siis ta lihtsalt ei osutu valituks. Ja see ongi see demokraatia pool. Et tegelikult, kuna tal on vaja kindlat häälte arvu, et saada Eesti Vabariigi presidendiks, siis tegelikult hääletuskasti taga või siis selle valimissedeli juures ikkagi inimeste otsus, kas ma hääletan või ei hääleta, on see, mis tegelikult otsustab. See ongi see demokraatia osa presidendi valimistel. Kogu see jutt absoluutselt ei lähe nendele inimestele pähe, kes usuvad, et kõik on alati kinni makstud ja kõik on alati kuskil seal taga on mingisugune suurem vandenõu ja kõike seda. Mina ei suuda teid veenda, et mängitakse ausat mängu. Lihtsalt üks mõte on, mida ma soovitan inimestele alati nagu kaasa panna, on see, et üldiselt kõige igavam jutt on tavaliselt see õige. Et tasub nagu, vähemalt mina olen selles usus inimene, kes leiab seda, et tegelikult kõik inimesed tahavad, et süsteem toimiks ja nad teevad selle nimel neid samme, et süsteem toimiks. Mis nagu välistaks need suured kokkulepped ja mis iganes. Kui näiteks, olgu see Varro Vooglaid, kui me eksis, Varro Vooglaid vist kirjutas, et meil ei ole presidendi valimisi, aga meil on nagu presidendi määramine, siis siin on selline kaval sõnamäng, kusjuures nendest sõnadest ma tahan järgmises videos rääkida. Siinkohal on hea mõte, kui sa veel ei ole teinud, siis telli kanal, et siis järgmine video võib-olla läheb sulle rohkem korda, kui ma räägin nendest tähtsatest sõnadest. Aga ma ei tea, võib-olla see on nii, võib-olla meil määratakse seda presidenti, aga kuidas meil presidenti määratakse? Meil määratakse president niimoodi, et valitakse välja kandidaat, keda meie Riigikogu parteid toetavad ja siis tehakse salajane hääletus, et näha, kas see ka läbi läheb või mitte. Ja niimoodi valitakse Eesti Vabariigile president. Pehmelt öeldes ma leian seda, et kui mingil hetkel keegi hakkab teie tuttavatest hakkab rääkima seda, et need ei ole demokraatlikud valimised, siis jätke alati see osa meelde, et aga tegelikult valida ju saab. Et see ei ole niimoodi, et sedeli peal on kast, on Ülle Madise, ja kui on üks kast, siis sa pead sinna risti tegema. Ei, sa võid risti jätta, sa võid Ülle Madise nime alla kirjutada Pepu ja panna selle hääletuskasti. See tähendab, et ta ei saa häält, sest et sedel on rikutud. Ja see on sinu õigus kui kodanik, kui sa käid hääletamas parteide poolt ja see on ka meie saadikute õigus teha seda, kui nemad on saanud mandaadi meilt, eks ole, ja siis valivad presidenti. Sest tegelikult lõppkokkuvõttes on selline igav ja lihtne süsteem, mistõttu mul on sellesse süsteemiga usk tegelikult. Et järgmine kord, kui keegi ütleb, et meil ei ole mingit demokraatiat, president määratakse, siis see on üks mõttekäik, mida nendega jagada. Aitäh! Näeme järgmine kord.